tahate, ma näitan teile, mis on mu driftiauto küljes ka. Kõige tähtsamad asjad. Vannipart. Kuigi päriselt, see ei ole üldse tähtis. Meil on ka esituled. Need ka ei ole üldse tähtsad. Aga lähme nüüd asja juurde. Rattad. Rataste taga on need sinised õõtsad, mida ma ei tea, kas saab üldse hetkeseisus näha. Ja siis, kõige tähtsam asi, ma võtan selle ukse eest ära. On meil siin ikkagi turvapuur, nii nagu õiges turvalises võidused autos on. See ei ole automaatkäiguestiga auto, see tähendab, et siin on 3 pedaali ka. Saab sidur-pidur kaas nagu ikka. Käigukang. Teine käigukang ei ole käigukang, vaid on käsipidur. Rool, kiirelt kinnituv. Kui rool on küljes, siis autost ma välja ei mahu. Ja rainin suusti välja. Siit, kui vaatame edasi, on siin ikkagi korviste turvavööd, 6 punkti hoiab kinni mind. Lähme siis teisele poole autot üldse. No nii, nüüd me oleme auto tagaosas. Siin on väiksed aknad, need küll ei ole nagu välja vaatamiseks, aga meil on auto tagaotsas radiaator, jahutus, kütuse vahepaak, kütuse pumbad, filtrid. Need on kõik siin taga, nii et see auto on tagant tühjaks lõigatud ja ülejäänud auto on tagant plastmassist ja tegelikult terve auto on väljast plastmassist. Ja nüüd läheme kapoti alla. No väga hea. Nii, kapoti alune. Siin all peidus ilus turbo. Kõrval Westgate. Audi süütepoolid. Ja läikiv alumiiniumkollektor, mida saab ka Intercaarsist muidu. Ja siis kõige tähtsamad asjad on ikkagi need samased sinised õõtsad seal all, millega see auto keerab nagu kahveltõstuk. Need mehed leidsid ka haja, millal muidugi föönitama hakata seal kõrval, on ju. Aga selline oligi mu driftiauto. Siin mitte midagi erilist ei ole, selles mõttes see on täpselt samasugune, nagu need kõik ülejäänud Pro-klassi autod siin platsi peal on.